Me valisime Uus-Meremaa oma koduks, sest me olime abikaasaga siin korduvalt varem rannas surfamas käinud. Panime tähele, et siin käib ehitus ja kuna meil oli ka perelisa tekkimas, siis hakkasime vaatama erinevad võimalused, kas Kadriorgu või iganes, kus jää võiks olla. Ja siis see koht tundus lõpuks kõige ahvatlevam ja meil läks õnneks, et siia see kodu saada. Me enne elasime täiesti kesklinnas ja meie jalutuskäigud olid Liivalai ääres, et siin me saame nautida loodust ja metsa ja merd, et see on üks kõige suurem vahe, ma ütleks, et siin on oluliselt rahulikum ja lapsel on ka siin väga palju parem. Kuna surf oli üks põhjus, miks me siia kolisime, siis varasemalt pidime vaatama äppidest ja küsima inimeste käest, et kas rannas tuult on. Et nüüd me lihtsalt vaatame aknast välja ja kui lohed on üleval, siis viskame ka lipsu selga ja jalutame randa ja paneme sauna sooja ja saame pärast sauna tulla. Mänguväljakute poolest ka, siin on suured laste mänguväljakud siin natuke maad eemal, aga ka siin hoovialas on väga head mänguväljakud ja võimalused lapsel mängida. Pluss siin metsa vahel on ja lapsel ringi jalutada, vaadata ja õppida, et ta käib siin vanavanematega kogu aeg metsa vahel, vaatavad sipelgaid ja teisi loomi. Üks põhjus, miks me ka hakkasime uut kodu otsima, oli see, et oli vaja kunsti jaoks ruumi. Kuna ma aeg-ajalt ka maalin ja eksponeerin ka teiste kunsti, siis oli vaja ühte tuba juurde, kuna meie 3-toalise üks tuba oleks lastetoaks muutunud. Alustuseks Liveni sisekujundaja Eveli aitas kogu üleüldise vaibiga siin, et meil on päris palju siin betooni ja tumehalle seinasid, et kas see on hea või halb, et lisaks musta värvi saun ja me otsustasime ka, et kuna meie eelmine kodu oli hästi helge ja valge, et siis proovime vahelduseks musta kööki, musta sauna, betoonseina. Üks erilisemaid asju on siis see merevaade ja see 50 ruutmeetrit rõdu, millest me oleme suutnud ainult esialgu pool ära sisustada, et meil on veel teine pool vaja ette võtta. Meie kodu puhul on väga hea ka planeering, mis võimaldab siis olla magamistoad on eraldi ja siis see suure toala on siin. Ka see võlu, et meil on ainult üks naaber siin selja taga, et ülejäänud on siis koridorid või siis ainult allnaabrid, et siin on väga vaikne. Me oma valmis kodu juures armastame ennekõike seda kodutunnet ja seda, et kas või eile abikaasa ja laps istutasid rõdul tomateid ja maasikaid ja lihtsalt olla ja see, et laps saab joosta sinna diivani peal hüpata ja neid päikeseloojanguid siin nautida. Et üleüldiselt on siin hea soe kodune tunne ja see, et me tunneme ennast siin hästi, et see kodutunne on kõige tähtsam. Livendab kindlasti hingega kodusid, aga ikkagi see, et sa ise tunned oma kodus hästi ennast ja sa istud ja sa tunned, et mis iganes tuju või tunne sul on, siis see kodu on sinu kindlus, sinu on see, kus on sinu pere ja sinu turvatsoon ja kõik asjad, et meil on koduga väga hästi läinud.